Tervist ka minu poolt. Nagu öeldud, olen Kalvi Nõu, olen Alexelast. Elektriturgude või energiaturgudega üldiselt olen kokku puutunud juba viimased 13 aastat erinevates ettevõtetes. Hetkel siis töötan Alexelas ja paluti rääkida sellest, et miks siis on elektrihinnad läinud nii kõrgeks ja mis see tuleviku perspektiiv võiks olla elektrihindadel. See on muidugi väga popp teema, eriti viimasel ajal. Ilmselt jah, tasubki hakata siis kohe arutama, et miks nad on see aasta läinud nii kõrgeks. Ma liigitaks need põhjused laias laastus kahte suurde kategooriasse. On rida väikseid põhjuseid, miks on elektrihind see aasta kallimaks läinud ja siis on kaks suuremat põhjust. Alustame väiksematest põhjustest. See aasta oli väga kuiv suvi, nagu te mäletate. See tähendab seda, et Põhjamaade hüdroreservuaarid täitusid ka vähem veega. See omakorda tähendab, et on üha vähem seda nii-öelda odavat hüdrovett, millest elektrit toota. Et see on kindlasti selline üks väikene põhjus, aga ta kindlasti ei ole peamine põhjus. Et ülemäära palju seda odavat Põhjamaade elektrit tegelikult Eestisse tihtipeale ei jõua. Mis veel oli? Oli ka väga kuum suvi. Eestis võib-olla mitte nii kuum, aga just Lääne-Euroopas oli ta väga kuum. See tähendas seda, et tarbimine tõusis, sest oli vaja jahutada ja selle tarbimise katteks ei leitud paremat moodust, kui üldiselt kulutati selleks maagaasi. Kolmas põhjus, millest väga palju ei ole isegi meedias räägitud, on see, et tegelikult juba eelmise aasta lõpus saadik on natukene vähenenud Venemaa elektritarned Baltikumi. Ka sellel on, ütleme, selge mõju elektrihindadele olemas. Miks nad vähenesid, see on seotud, see tuleneb natuke Leedu riigist, kes soovis tõkestada seda, et Valgevenest ei tohiks liikuda elektrit nende riiki. Nad seadsid sinna piirangud ja päeva lõpuks on lõppenud sellega, et umbes kolmandiku võrra vähem tuleb Venemaalt. See on ka, ütleme, kokkuvõttes tal on oma mõju, aga ta on väike põhjus. Aga on kaks suurt põhjust, miks elektri hind on tõusnud. Need on ka siin ekraanil teile näha. Üks on siis maagaasi hinnatõus ja teine on CO2 hinnatõus. Alustame esimesest, maagaasi hinnatõus. See graafik võib-olla isegi ei näita seda hinnatõusu nagu nii järsu, nagu ta tegelikult on olnud, sest see graafik on nii pikaks venitatud. Et tuleb aru saada, et ütleme, kui meil siin eelmine aasta maksiski gaas tihtipeale kuskil 10-15 eurot megavatt-tunnist. Aasta alguses oli ta veel alla 20 ja nüüd tänaseks me oleme jõudnud hetke, kus ta maksab juba umbes 90 eurot megavatt-tunnist. Viimasel ajal, kui meedias tulevad ka küsimused, et mitu protsenti on maagaasi hind tõusnud see aasta, siis tahaks nagu esimese asjana vastu küsida, et mis hetke seisuga. Et piisab sellest, et kuu aega erinev arvestuspunkt võtta ja siis on vastus juba, kas on 500% tõusnud või on 1000% tõusnud, et täpselt nii järsk see hinnatõus ongi olnud. Sellel maagaasi hinnatõusul on rida põhjuseid. Kõik sai alguse sellest, et meil oli väga külm talv, mille tõttu maagaasi hoidlad said tühjaks või suhteliselt tühjaks. Ja siis oli aeg hakata suvel maagaasi varuma. Maagaasi varumist hakkas takistama see, et Aasia oli ka väga suures energianäljas ja nemad hakkasid maailmaturult väga palju maagaasi kokku ostma. Krabasid kõike kokku, mida sai, hinnad hakkasid selle peale juba maailmaturul vaikselt tõusma. Siis tuli see kuum suvi Euroopas, jällegi suurendas elektritarbimist, sinna kulutati jälle omajagu maagaasi, jälle vähem. Mida lähemal hakkas sügis ja talv jõudma, seda rohkem saadi aru, et on probleem, et me ei saagi maagaasi hoidlatesse nii palju gaasi kui vaja. Väga suur põhjus on siin ka, ütleme, Venemaa tarnetes, millest on ka meedias juttu olnud. Venemaa on see aasta Euroopasse
natukene vähem gaasi tarbinud, aga see natukene vähem ongi täpselt nii palju, kui oleks puudu, et meil ei oleks seda probleemi täna. Ja tegelikult see järsk maagaasi hinnatõus ongi see, ütleme, number 1 põhjus, miks me täna näeme, et need elektrihinnad on nii palju tõusnud ja miks nad tõesti nagu seal, ütleme, tihtipeale juba 150 või 200 eurot megavatt-tunnist on, et see ongi täna nende maagaasi elektrijaamade tootmise omahind. Aga on ka üks teine põhjus, see on see alumine graafik, mida te näete, et CO2 hind Euroopa Liidus, et see on käesoleval aastal kuskil 2–3 korda kasvanud. Ja see on sisend, mis läheb otseselt fossiilse elektrijaama tootmiskulusse. Toon teile näiteks, et iga megavatt-tund, mida näiteks põlevkivi elektrist toodetakse, see paiskab umbes 1 tonni CO2 õhku. Mis tähendab seda, et kui veel aasta alguses või aasta tagasi tootsite 1 megavatt-tunni elektrit põlevkiviga, siis te maksite kuskil 25 eurot nii-öelda CO2 maksu justkui. Aga täna oleme jõudnud sinna punkti, kus selle 1 megavatt-tunni tootmine, kus makstakse maksu juba sisuliselt 55 või 60 eurot tonnist või megavatt-tunnist. Aga põlevkivi ei ole ainuke elektrijaam, mis seda maksab, et seda maksavad ka gaasielektrijaamad ja seda maksavad ka söeelektrijaamad. Ja see on, ütleme, natukene pikaajalisem, ütleme, ma ei taha öelda probleem, aga ta on pikaajalisem kliimaprobleem, siis võib nii öelda, et miks see CO2 hind on nii kõrgeks tõusnud ja miks on vaja sellega tegeleda. Et kui me räägimegi sellest, et mis on tuleviku perspektiivid, siis nagu graafikul maagaasi puhul see sinine joon näitab, siis maagaasi puhul pigem on tegemist ikkagi ajutise olukorraga. Turud täna näevad seda, et kui see käesolevad lähikuud üle elada, ees olev talv üle elada, et tegelikult maagaasi hind tuleb märgatavalt alla ja ütleme, sealt kaob see pingekoht ära, et maagaasist ei ole enam nii suur puudus, kui kevad kätte jõuab. Tõenäoliselt. Eriti kui tuleb näiteks soe talv või siiski mingi hetk hakkab kas Venemaalt või siis mujalt nii-öelda LNG-d rohkem liikuma Euroopasse. Aga mille osas enamik analüütikuid on ühel meelel, on see, et CO2 hind pigem ei hakka enam alanema. Vähemalt lähikümnendil, arvestades Euroopa Liidu nii-öelda karmimat kliimapoliitikat, saastamine jääb kalliks. Ehk siis, et kui me täna näeme siin hinda 50–60 eurot tonnist, et ta pigem ei tule sealt alla, ta pigem võib isegi ülespoole liikuda, et on eriarvamusi, arvatakse, et ta jääbki sinna 60 kanti, on neid, kes ütlevad, et ta võiks mõne aasta pärast olla ka 80 eurot tonnist ja on ka neid, kes ütlevad, et 10. lõpuks võib olla 100 eurot tonnist. Ja see on selline pikaajalisem mõjur, mis jääb elektrihindu või peamiselt just fossiilse elektrihindu Euroopas mõjutama. Ehk kui küsida, et mis siis meil elektrihinnad tulevikus teevad ja kas nad jäävad nii kõrgeks, kui nad täna on, siis vastus on see, et ei, ma ei usu, et nad nii kõrgeks jäävad, kui täna on, just tänu sellele, et maagaasi hind tuleb siiski tõenäoliselt järgmine aasta alla ja see toob ka elektri hindu mõnevõrra alla, aga just Balti riikide regioon täna, kus ei ole tegelikult väga palju taastuvelektrit, aga kus on omajagu veel nii põlevkivi kui maagaasipõhist elektritootmist, ta jääb sellest CO2 hinnast sõltuvaks. Ehk siis meil jäävad siia regiooni need põlevkivi ja maagaasijaamad, kes tihtipeale teevad seda hinda, ütleme, kuni hetkeni, millal meil tekib piisavalt palju taastuvenergia võimsusi. Ehk siis, et kui me täna näeme neid päevaseid ja kuiseid elektrihindu, mis on siin üle 100 euro megavatt-tunnist, siis mina prognoosiks, et järgmise aasta kevadest ja edasi, et
Nad võiksid langeda siin lähiajal kuhugile 80 ringi, pluss miinus 10-20 eurot jääb sinna kõikuma vastavalt sellele, mis muud maailmaturu hinnad teevad. Aga ütleme neid hinnatasemeid, mis me varem nägime, kuskil 40-50 eurot megavatt-tunnist ja veel madalamaid, et neid taas näha, selleks oleks vaja tegelikult elektrisüsteemi palju rohkem taastuvelektrit. Aga see on ka üks põhjus, miks me täna siia oleme kogunenud. Nii et ma usun, et varsti saame ka kuulda ja näha, kuidas seda taastuvelektrit siia turule juurde tuua. Minu poolt hetkel kõik. Aitäh!